tere Marju. tere Ivi. Tore on kohtuda hoopiski Eestis, et Eesti on ühendusmaa meil. Ja sina tuled ju nüüd hoopis USA-st ja mina tulen hoopiski Tšehhist. Ja saame kokku Eestis, et see on ju väga tore. Ja miks me siin oleme, sest tegelikult oli meil siin ju ülemaailmse Eesti Kesknõukogu konverents koostöös siis Välis-Eesti toetusrühmaga Riigikogust. Ja me tegime suure esimese rahvusvahelise konverentsi, kuhu olid siis kutsutud ka Läti ja Leedu Eesti kõrval, sest meil on ühesugune ajalugu. Või ütleme vähemalt 20. sajandi teise poole ühesugused juhtumist. Ja ma küsiksingi sinu käest, et sina ju juhid ERGÜt ja sa oled olnud ka juhtiv ÜEKN-is ja me oleme mõlemad ka ÜEKN-i aseesimehed. ÜEKN-il võtame lahti, siis see on ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, mis on siis juba asutatud 52. aastal. Ja et kuidas sina näed seda tähtsust, mis on seda, mida me praegu teeme juba 5. aastat Eestis. See tähendab neid üritusi, meenutusi. Kuidas sinule see mõjub või kuidas sa seda tähistaksid või mis on sinu jaoks see, mida tähendab? No, natuke tagapõhja võib-olla. Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides tähistab selle aasta oma 70. juubelit. Need on enam-vähem sama vana kui ülemaailmne Eesti Kesknõukogu. Ja need organisatsioonid on loodud nende inimeste poolt, kes Eestist pidid põgenema. Kes olid need, kes oma elu eest et põgenesid, et saada eemale Nõukogude Liidu terrorist. Aga seal on taga teine mõte. Ja see teine mõte on see, et keegi peab olema olemas väljaspool Eestit, olenedes, mis Eestiga juhtub, kes saab eestlust edasi kanda. Ja see on õieti, mis need pagulased tegid. Tegid seda väljaspoolt Eestit, tegid seda teades, et see informatsioon nende tegevusest ei jõua Eestisse, sest Eesti oli enam-vähem suletud informatsioonile. Need üle 50 aasta on inimesed väljaspool Eestit Eesti jaoks võidelnud. Ja nüüd selle tähtpäeva loomise tähtsus on just see, et hakata Eestis informatsiooni sellel põhjal levitama. Et see on tähtis päev Eestis ka, et Eesti riik saab sellest aru ja on siis võimalik sel päeval hakata rohkem meenutama ja informatsiooni andma selle kohta, mis siis, miks inimesed põgenesid ja mis siis nemad pärast tegid väljaspool Eestit. No ega see kerge ei ole. Oleme nüüd teinud 5 aastat ja oleme tutvustanud ka raamatut TP Kroonika, mis on pagulaseestlastest ja mis kirjutab väga palju just sellest, et missuguses olukorras oldi. Tänapäeval on ju sama lugu juhtunud ka Ukraina põgenikega. Kuigi tingimused on hoopis teised, Ukraina põgenikke võetakse vastu, aga meie põgenikega oli hoopis teine küsimus ja elu eest võideldi aastaid tihtipeale laagrites. Aga kas sa arvad, et Eestis teatakse üldse või ollakse huvitatud ka, ütleme, kas siis valitsuse tasemel või siis koolide tasemel? Meil oli mitu ettekannet ka konverentsil just koolide olukorrast, missugune olukord on siis ka pagulaste suhtes, mida seal on üldse kirjas, mida seal ei ole. Siis me kuulsime ka teisi ettekandeid Lätist ja Leedust, missugune olukord nendel on, mida uuritakse. Missuguse mulje su see kõik jättis? Jättis mulje, eriti nüüd, kui rääkida Eesti koolidest siin, et kui läheb hästi, siis võib-olla 1 tund pühendatakse pagulaste või väliseestlaste tegevusele. Aga see on õpetajate enda valik, nii et see ei ole mitte kohustuslik. Ja seal on mõned õpperaamatud, kus see teema pole üldse käsitletud ja mõnedes on paar lehekülge ja see on kõik.
nii et üks tähtis asi oleks tõesti, et oleks ühtlaselt õpetatud Eestis meie enda ajalugu. See puudutas rahvast, kes elas koos Eestis teise maailmasõja ajal ja osa pidi lahkuma oma elu eest. Ja maha jäid küllaltki paljud, kes teadsid väga hästi, mis juhtus ja ma ei saa aru, mis siis nende mäluga on juhtunud. Et kas see informatsioon tõesti ei ole nüüd ühest ja teise generatsiooni edasi läinud. Ja ilmselt see ei ole ja ma leian, et see on nüüd meie kohustus kindlaks teha, et meil on ühine arusaam meie enda ajaloost. Et meil oleks vaja leida siis Eestist tugipunkte, kes aitaksid sellega kaasa, sest ainult väljapoolt ei saa ju siia sisse tuua kõike. Et selleks võiks olla näiteks Mäluinstituut, kes osales meil konverentsil, võiksid olla siis kooliõpetajad, mis iganes, mingisugused muud institutsioonid ja muidugi ka siis Riigikogu, kes ei ole, vaatamata sellele, et me oleme esitanud juba 3 korral kirja, on vastust tulnud ikka, et järgmine kord. Et kuidas sa seda näeksid, et milles see põhjus võiks olla, mis sa arvad? Ma olen kuulnud, et huvipuudus on vahest see põhjus. Et see ei ole tähtis. Ma ei tea, mul tuli mõte, et väga tähtis on ka meediat kasutada, sest meedia on see, mis läheb rahvale kõige rohkem, eks ole, juurde või mida rahvas kõige rohkem siis kasutab. Ja kui saab meedia kaudu seda levitada, siis ma arvan, et võib-olla on rohkem mõju igal pool mujal ka institutsioonides. Et märgatakse üldse seda, mis oli, et see oli tõesti huvitav, et Riigikogus oli konverents ja ERR ega teised ajalehed ei tulnud välja üldse mingisuguse erilise artikli või millegiga. Et seda küll mainiti väljaspool puise juures, et toimub niisugune asi, aga edasi ei tulnud midagi, et meedias on nähtavasti väga suur asi samuti, et see näitab ka võib-olla siis ühiskonna seisukorda, et tõesti neile tundubki, et see ei ole tähtis. Jah, ei no juba ammu tagasi, kui Eesti vabaks sai ja me hakkasime ülemaailmne Eesti Kesknõukogu tegi oma esimese koosoleku Eestis, siis juba oli see küsimus, et kuidas tähelepanu saada, kuidas tutvustada meie tegevust. Ja kutsusime meediat kohale, mitte keegi ei tulnud. Ja esimene kord, teine kord kutsusime ka ja tegime isegi paneeldiskussiooni, kus oli kutsutud meedia esindajad. Ja vist 1 või 2 tulid ja nende seletus oli see, et meil pole huvi selle vastu, see ei müü meie ajalehti, nii et meie ei pane seda informatsiooni ajalehtedesse. Et see huvi ikkagi puudub. Samas oleme ju kuulnud Eesti valitsuse esindajatelt tihtipeale, et see on väga tähtis. On loodud isegi Eesti komisjon, ülemaailmne Eesti komisjon, kes siis nagu peaks tegelema väliseestiga ja samas nagu selle sammu edasi nagu ühiskonna poole pole toimunud. No ma ütleks siiski edusamme on tehtud sellest ajast saadik, millest mina räägin, mis oli võib-olla juba 20-25 aastat tagasi. Et viimase 5 aasta jooksul või nii on siiski Eesti valitsus rohkem tähelepanu pööranud eestlastele välismaal. See ülemaailmse koostöökomisjon on kokku pannud programmi ja on kaasanud väliseestlasi selle tegemisele. Ja on siiski selge, et see on nüüd rohkem tähelepanu äratanud vähemalt valitsuse juures ja et ikkagi iga aasta läheb asi veidi paremaks, aga see võtab palju tööd ja vaeva, et seda edasi viia, seal pole mingit kahtlust. Jah, noh, kas või võtta seda, et 5 aastat on tehtud iga aasta väga rasket tööd, et Eesti ühiskonnale teadvustada seda. Aga see on tõsi jah, et ka osalejate arv ja huvi on iga aastaga kasvanud ja viimane nüüd sündmus võttis küll niisuguse hea käigu sisse, see tähendab, et meil oli
1129 vaatajat online'is. Mm. Et see on väga hea ja muidugi kohalolijaid ka, kus oli meil siis registreeritud üle 100 inimese ja rohkem sinna sisse ei saanud, me pidime kinni panema. Ja teatrietendus ja ka teabetahvli juures oli rahvast täis, oli puu püsti täis, me sinna enam rohkem ei oleks üldse midagi sisse saanud ja ka tooli ei olnud enam, nii et inimesed seisid püsti ja vaatasid näitemängu Elin Toona raamatusse Pagulusse, nii et jah, need on, aga võib-olla on siis ikkagi vähe leitud meetmeid, kuidas viia seda ühiskonda sisse, et ühendada siis seda Eestit, sest et tegelikult on meil siin olemas ju alati laulupeod. Ja laulupeol siis öeldakse et võt välis-Eesti on ka sealt ja seda võetakse nagu eraldi. Aga ei tulda ikkagi selle peale, et ühendusmaa on Eesti ja me oleme kõik Eesti eest midagi teinud ja püüame teha, et see võiks olla üks, et vot siin on nagu jäänud veel midagi teha. Et mis sa arvad veel, mida me võiksime teha või kuhu me peaksime sammuma edasi? See on hea küsimus ja oleks mul vastuseid, siis oleks elu lihtne, aga mul ausalt ei ole. Peale selle, et meil on juba mõned kindlad sihid ja mõned kindlad teguviisid ja neid tuleb lihtsalt edasi viia selleks, et ma arvan, et kui iga aasta siiski see sõnum levib, et midagi jälle juhtub samal kuupäeval, et pikapeale see lööb läbi. Kas sa arvad, et siia aitab kaasa ka just Läti ja Leedu kaasamine? Samasuguse saatusega rahvas? Mina arvan, et see peab olema palju suurem kaasamine kui see, mis nüüd täna või sel aastal esimest korda juhtus. Et 2 teadlast tulid esinema, ei ole täpselt kaasamine. Nii et seda võib-olla punkti saab paremini arendada. Kas seda saaks näiteks teha niimoodi, et Ameerikas asuv Balti koostöö ühendus saaks ka sealt poolt hakata kaasama siis oma Läti ja Leedut, sest et vaevalt, et meie nüüd siit Eestist või mina Tšehhist hakkan nüüd otsima üles veel mingeid ühendusi, et kindlasti on nendel ka olemas mingisugune seos Läti ja Leedu oma kodumaaga. Kindlasti jah, nendel on ka omad keskorganisatsioonid. Et äkki saaks kuidagi niimoodi tõhustada seda tegevust? See on võimalik, kui on mingi vajadus, siis ma olen täitsa kindel, et saab Lätist ja Leedust kaasata õigeid inimesi. Aga proovime siis seda teha. Väga hea. Aitäh, Marju!